on siis 23. juuli, kell on 10 mõne minuti pärast ja hakkame siis sõitma. Koer on juba puhkekodus või vanadekodus või kuidas öelda. ja siin on viimased asjad, mis siin autosse lähevad veel. Nii et täna peame siis lõpuks jõudma Poola Augustovisse. Oleme Leedus sellises kohas, kus me oleme tegelikult vähemalt 13 aastat järjest alati käinud ja söönud. Ta on täpselt keskel, ütleme, kui minna Poolasse. Et niisugune ilm on siin ka 20 kraadi. Päikest väga pole. Ja noh, nad on nüüd ülevärvidega väga palju siin muutunud ei ole, aga niisugune kena koht, 15 eurot läks maksma 3 poolikut šašlõkki, 2 õlut ja 1 õunamaal. Nüüd hakkas edvistama. Kena punni ja kohe nähtavale. No me oleme kohal nüüd esimeses öövimises. Mis selle nimi oli? Sealt paistab nimi on natuke. Mingisugune teelek. Zaglek, jah. Siin on all selline väike välirestoran. Kohe on Markus ja tema esimene sõid. Vahemeri on siin kõrval kohe. Siis on siin pakutakse tasuta õlut. Isegi Markusele anti. See ei ole õlu. Ja kohe tuuakse varsti meil süüa. Tuba tegi ka täitsa normaalne välja, ütleme niimoodi. Et seal oli konditsioneer, korralik uus, moodne, päris kiiresti hakkas külma andma. Mul on rõdu, minul on rõdu, aga nendel ei ole. Siis meil on 2 tuba, mõlemad on küll 2-kohalised. Aga niiliselt, mina, kuna siin keegi inimene väidab, et ma pidin norskama vahest arva, siis ma magan eraldi toas. Ja mis veel rääkida? Kohe saame praed, võtsime siis 2 seda šnitslit ja Anu võttis forelli võttis. Nii et meil ilus koht siin võib terve õhtu jõmistada. Et. Okay. Nüüd oleme matkamas siis Augustovi linnas, kus need kanalid, lõputu arv neid kanaleid on. Tulime sealt, seal on meie ööbimine. Siin on eelmisest korrast meeles, et siin oli kõva niuke linna süda, kus oli igasugust kraami jäätist ja igast putkasid ja värke. Nüüd meil leia seda hästi ülesse. Siin on niukseid vanaaegseid maju ka. Otsustasime, et läheme vaatame ühte kohta, mida me arvasime, et see võiks see õige koht olla. Ja kui ta ei ole, siis keerame otsa ringi. 2010 või 2011, kui me käisime Poolas messil, Kielce messil, ma töötasin siis veel Tref 2-s, siis me siin peatusime ja sõime siin. Ja see oli niuke varadekevadine aeg, see oli kõik niuke hoopis teine. Ja nüüd olen ammu proovinud siia saada vahest siukest ööbimist või midagi. Ja seda praktiliselt ei ole võimalik saada. Täna on siin tühi ja me tellisime mingid jäätised, nii et täna saab siin kõike värki. Aga jah, siuke metsa kasvanud värk. Tähtsam inimene on siin kohe kaadris, kes ma ei teagi, kui valeks ta täpselt sai, sellest ei räägita. Aga igal juhul tänase päev on siin. Nüüd me siin siis sööme hommikut, laevad juba koristatakse, sätitakse korda, läheb varsti sõiduks lahti ja meie paneme ka õige kohe minema. Siin ootame veel toitu, kes sai teed ja kes sai kohvi ja munad on veel siin tulekul. Ega siin muud rääkida polegi, päris sai magada küll, mina sain hästi ja kuldavasti said teised ka hästi. Et võt siuke. Ei, me võtsime siia tagasi tulles ka kohad, nii et täitsa 70 euro eest 2 tuba tegelikult 3 inimesele, on päris okei. Hommiksöök ka sees veel. Kell on nüüd selle kohaliku aja järgi on mingi 1 või midagi, isegi 2 vist juba ja Eesti aja järgi on 3 ja me kõhud läksid tühjaks. Tee äär, suur tee, siin sõidame pikalt laialt, ega neid söögikohti kuigi palju ei ole. Noormees käis Kempsus ära, aga nüüd
ei taha, et teda filmitakse. Ja siis otsisime ja rääkisime veel terve teed, et see Poola kulinaaria käib nagu allamäge, sest et need söögid, mis me seal Augustovis saime täna hommikule ja ega see eile õhtune ka suurt midagi asjad ei olnud, et nad on ikkagi lähevad nende kiirtoidu rada pidi, ehk siis ostetakse poolfabrikaate ja siis mõtlesime, et võtame siis äkki seda suppi ja supid on siukesed, guljaši supp. Ja ta näeb välja ka päris ikkagi uhke supp, kuigi see on hästi odav toidukoht. Et siin ei ole nagu äkki see on nende kohvi või? Kohvi ei ole seda. Jah, see tõdi viis ära selle. Äkki see... Ja üks kohvi oli siin lava peal, nüüd enam ei ole. Me istusime siia lauda, tädi viis minema selle ja nüüd ühed tulid siit. Vaatasid seose näoga, nagu me oleks nende kohvi ära joonud. Okei, igal juhul meil on siit nüüd veel minna ja sööme ära siis ka minema. No nüüd oleme siis Tšehhimaal, kell on nende järgi 7 läbi, päris kaua tulime. Ja see on see pension või pension, kus me siis ööma ja saime. 2 tuba on meil ja pidid olema konditsioneeriga, tuleb välja, et alumine ikkagi ei ole. Üks ei ole ja hommikusöök ka tellisime. Ja nüüd on siin vaja leida kuskilt mingisugune kauplus või midagi, kust saab siin natuke süüagi osta, sest ega süüa siin ka ei saa. Ma ei tea, kus see jutt tuli, et siin restoran on. Võib-olla see jutt on sellest, et linnas on restoran. Linnas on mõni restoran. Okei. Sa võid rääkida midagi? Et me sõidame väga Austriast läbi. Siin vahepeal olid niisugused enam-vähem mäed, aga nüüd on niisugune ei ole väga midagi filmida, aga see paistab ole, et uus kiirteed läheb Sinka-Vonkaline, üsna Sinka-Vonkaline mägede vahel ja üldiselt tundub, et kogu see Austriast läbisõit on läinud nagu kiiremaks. Kindlasti see Poistorp on üks koht, kus oli uus tee tehtud. Ja siin hakkavad need mäed ikka pigem ära kaduma, kui neid siin on. Aga jah, täna oleme mingi 400 kilti on meil selle Vabaõhu muuseumini ja sellest me oleme nüüd parasjagu poole enam ära sõitnud. Ja siis et siis seal teeme ka pilti ja vaatame, mis seal siis on. Väljas on 33 kraadi, mis ei ole luugi vähe, kurat. Korra viskab 34, 33, nii kõigub. Ja tee ääres oli siin ka termomeeter, see 37. Näitas, et luft on 37, nii et ma ei tea, mis see tähendas. Luft on õhk. Ja ma tean, aga miks minu oma mõõdab siis vett või? See mõõdab õhk. Mis ta 33 saab siis? Kumb see õige on, aga 37, siis see on juba ikka... Mis meil autokiirus on? Autokiirus on 124 praegu. Paned mööda nagu postist. Panevad jah, ma ei ole viitsinud siin. Vahepeal ma sõitsin kiiremini ka, aga ei tea. Valid mingi siukse kiiruse, pikalt on vaja lasta, et ütleme, saaks niisuguse puhke asendis sõita, et kui sa sõidad pidevalt 140-ga, siis on kurat seda jukerdamist nende ridade vahel ja igal pool on palju. No näen, nüüd ma pean minema siia, sest et tagant tuleb üks kiirete meeste joru peale. Kui ma sinna ei lähe, siis ma jään jorutama selle kuradi veokate taha siia. 120-130 see vahemik on siuke kõige parem. Veokatest saab suht siva mööda ja väga palju ei pidurda seda kiiret rada ka nii-öelda tagant. Ta nüüd tuli ja nüüd ta peab minu taga siin natuke maha võtma, aga parast talle. Sest üldiselt on nad niisugused sellid, et kui nad juba nina sul mööda pistavad, siis nad enam ei lase sul tagasi tulla sinna kiiresse rattale, et ta läheb mööda must. Võid võtta, palju ta siit läheb. Keerab mingi 140-150, eks ole. Ma ei tea, palju see lubatud. Ühtegi mürki ei ole. Sa pead niisama teadma, mis kiirus on. Mõnes kohas on mingid piirangumärke ja seal on, näiteks siin tuleb 100 vist. Ega keegi neid ei vaata, siis ikka lastakse ühe sama euroga edasi. Keegi ei saa aru, miks see 100 peab äkki olema. Jaa, aga näe, siin läheb 80 peale. Oi.
äkki siin tuleb ja siin oli mis see loogiline põhjus on? teeremondi märk oli. Teeremont, jah. Ja siin mõõdab kiirust ka, no. Ja siin on jah, näed, kohe on kollane sellel kepsul ka peal, kollane koht. Aga väga lühike jump on ja see ongi kõik, miks ta kollane on. Et siin on see märgi piirang. Avastame siin oma GPS-i võimalusi ka igasuguseid ja mida ta kõik näitab. Eile pakkus Poolas pakkus päris mitu korda teevahetust, et vaeta marsruuti. Et leidsin marsruudi, mis on 14 minutit lühem. Ja siis võid vahetada, vahetasid kõks ära. Ega sa sellest aru ei saanud. Aga see kell, mis näitab seda, mis kell me kohale jõuame, siis see läks kohe kõmdine see 14 minutit varasemaks. Siin Hartbergis me oleme kunagi aastaid tagasi käinud. Linnas sees väike suke kena siis seda teed ei olnud, minu arust. Aga kes seda kurat täpselt teab? Kurat seda teab, jah, ei siin tea midagi. Kuskilt me maha keerasime ka mingi kiirema tee pealt. Nüüd on näe 138. Kogemata unustasin jala peale. No. Et ega siin 130, ma panem 100, jääme mingi 130. Siin all on tegelikult Urus on need niisugused väiksed külakesed, aga kuna siin niisugune põõsafront on ees, siis mitte midagi ei saa ma teile näidata. Siis vist praegu saigi jutt otsa, jah? No see ei ole jah siuke, see ei ole sellised mäed ja värgid nagu need on, kus Innsbrucki kandis on. Kus ütleme, Ivar käib suusatamas. Nad ei ole ka sellised, kus Idrek käib ronimas. Need lastemäed ole, kurat. Natuke suuremad kui Munamägi. Võib-olla mõned ei olegi suuremad. Aga noh, ühest natuke teravamate mägedega kohast sõitsime läbi ja siis ei vilminud. Mägisemaks keskkond jälle vilmid või? Ei eriti. Ma mõtlesin, et äkki läheb, aga ei ole midagi. Siin künga taga korra paistis, aga siis tuli see lollakas sein jälle ette ja ma ei saa üldse asjadele siin pihta. Sorry. Nüüd tuleb ma sõidan 130, no palju sel võiks olla? 150 vähemalt. Ei no mine ikka ta läks. Ma ütlesin vähemalt ju. Ma arvan, et 180 kuskil. Ta läks niisuguse 50, võib-olla isegi 200. No inimesel oli kiire. Jah. Kui ta siin elab, siis tal ongi savi, ta ei vai neid mägesid, ega tal on ükskõik üsna, siis ta tahab kiiresti jõuda sinna, kui ta sõidab. Jah, aga meil käis üks sähvatus. Tee kõrval mingi punane sähvatus. Võimalik, et... Loodame, et saime trahvi. Võimalik, et igal juhul kiirus oli mul suurem küll, kui ta oleks pidanud olema seal. Et võib tulla meile kiri Austriast õnnesoovidega. Nüüd on jäänud tund ja 22 veel minna. Väljas on nüüd on 34-35 vahelduvad, nüüd ei ole enam 133 ammu olnud. Jah, olgu. Need läheb nagu paremaks. Paistab, et mingisugust paremat pilti siit praegu ka jälle ei saa. Kui seda seina ees ei oleks, seal all oleks kindlasti mingi vahva org. Jäänukid siin veel Euroopa Liidu eelsest perioodist. Ehk siis see on see Austria ja Sloveenia toll. Kas me siin sõime ükskord või kuskil? Ei mäleta, ei. Mingisugune jama meil oli siin. Ei, see ei ole see. Miski asi ajas jälle vihale. Kas see, et... Mis siin siis on nüüd? Kas need keeravad siia? Ma ei tea, kuskil ei keeravad. Ma olen seda. Vineta, no mul on Vineta. No need läksid Vinetat ostma.
me käisime söömas. Seal üleval on spordikaupade outlet. Just. Mida kaas meil siin tigedaks, Sirge? Kas üks asi oli see, et nad mingit keeli ei tunnistanud seal ja siis mingi ülbe käitumine oli ka sealt kellegi poolt? Ma ei mäleta enam jah, aga ega see mingi kenokoht küll ei olnud. Ja see toit, mis toodi, oli ka ilge. Ei, see on mõtte jah, et võib-olla ka. Kui ilus autosõit pidab ennast loodusesse ära. Kasiino hotell. Ja vist taustas on need kasiinod vist on keerad. See piiri äär on täis neid kasiinosid. See on olnud juba, et mis need kiirused siin peavad olema. Küllap nad olid. Ei tuleb, näed. Siis tuleb. See roheline seal ütleb siis. Ai, need on juba vahemaad. Jah. Ljubljanas on 45, sinna meil ei ole vaja. 49 või 70 kilti on sõita jäänud. Ja väljas on jälle 35, vahepeal näitas 36 ka korra juba. Näita praegu üldse või? Näitas vist korra. No nii lähedalt ei võtab. No, mis serri on, mis see pidu on? Natukene vägisem kui ennem, eks ole. No, mitte oluliselt. Aga mitte, jah, need on väiksed mäed. No seal on elus söke talu või midagi seal mäe otsas. Me oleme mis korradi riigis me olime kuskil ka mingisuguse söömimises, kus oli ka niimoodi mäe serva peale, et söke tunne oli, et kui astud mõne sammu mööda võid mäest alla veereda. Tšehhis oli see või? Võis olla küll, jah. Otsisime spetsiaalselt sükest mägedes ööbimiskohta, et saaks seda tunnetada, seda hommikut ka mägedes. Mäletan, seal olid mingid kanad ja kusked laulsid. Jessus, jälle üks rekkamees pressib teisest mööda, see on sellised operatsioonid, mis võtavad 3 kilomeetrit maad, aga näe sai, jääta sellest järgmisest ei hakanud pressima. No siis kui me jõuame, eks ta siis hakkab siis? Ei hakka. Siin oli märk ka, et peokad ei tohi kellest mööda minna. No seal on igale Kangemägi ees. Kui see läheb üles metsatukasmisse. Mis siin on, mis kiirus maha peab võtma? Siin kontrollitakse vinjette. Kas ei olnud äkki Sloveenia piiripunkt, eelmine oli Laakuse? Ei, me oleme ammu lahku. Ma ei tea, me sõitsime nagu pika maa jah, et ma ei tea, mis asi oli. Siin tuleks nüüd kütuse hindu vaadata. Meil ei ole kohe vaja võtta, aga kui
mis see kursiga need asjad? Keegi näeb, mis see eurost. 1,3 oli midagi, 1,26 oli midagi. See on meie hinnad enam. Aga mis numbrid need oli või mis see margid? Austrias võtsime, Austrias oli 1,6. Oli see 95, nii et see... Ma võtsin pool paaki ja raatsin rohkem jättes. Täna me saame läbi, täna pole vaja. Võib-olla on no, see on nii lühik ju. On küll ja mis siis? Aga no mingi tunda saab ikka sisse, 250 meetrit. Siin lööb raadio kaob ära, aga autotunnelites mängis edasi. Kohe tuleb veel üks tunnel. See on veel jupim. Üks asi, millest ma aru ei saa, on see, et siin pole ju mäge, mis sellest tunnelist siia teha. Võib-olla ta on loomade pärast tehtud. Nüüd oleks võinud selle mäekülle natuke lahti kaevata ja... Aga ilmselt see on see loomade tunnel. Vaata, siin on juba maade. Ja ei, mis mul sellest kasu, kui see asi on jälle ees. Igal poolt on. Midagi seal pole ees, seal on see kirik on keset küla ju. Mäe otsas. Sloveenia väga ilus liik. Ma eelmist kuidas mäletan. Nüüd on 8,4 inti veel, mis juhtub midagi, siis ma lähen paremalt. See on nüüd see rogatekid, aga ta pole üldse nii väga aeglane ei tundu olevat, aga siuke mägede teed ta nüüd on. 16 kilti. Küllap siin hakkab neid tõususid olema ja kurve ja värke. Aga ikkagi vähemalt siuke asfalt. Nii, mis me nüüd teeme tegelikult? Vaata, paremale kurat. Üle mingite mägede siin läheb tõenäoliselt. Sest keskmist kiirust siin näitab, et tuleb alla 60. Tee peab siukelis olema, et tal siin hea sile on küll ja päris ilusad on need majad siin, vaata pole üldse mingisugune Sloveenia, et oleks nagu ületsanud midagi muud. Ei, Sloveenia on väga ilus, Slovakkia on siuke natuke vaesepoolne. Ma väga mürgeldasin sõites, ma kukun pikali. Mu pilt läheb kus kurat. Tee on selline, aga mina ei mürgeldasin midagi. Siukest väikest mägiteed, ega meil võib-olla ei tulegi selle reisi ajal rohkem. Aga seal võib ka tulla, kui me sinna Postõnia jaamasse sõidame. Ja kui õhtul läheme siin ööbimisse, siis on ilmselt ka. See on mingi põldude vahel, aga võib seal mägesid ka olla muidugi, jah? Ma ei tea, ma ei saanudki täpselt aru, mis ta seal on, eks õhtul näeb. Seal on need Viinamarja väljad. Jah. Need ikka on mingite väikeste kuplite peal. Künkad on küll igal juhul, aga niisugused mägesid nagu need siin. Ei, neid ei ole. Niisugused ei ole. Siin võiks ju väike urtsik olla küll omal on ju siin piirkonnas. Ei, ikkagi siin ei taha, mis sa teed siin? Ma ei tea, suvel tuled oled. 34 näitab praegu, aga kui sul on 30, ei jäta järgi. Natuke oled kodus, kui Eestis sajab vihma, oled siin. Istud kuradi toas, eks ole, sellepärast, et väljas on nii polav, et olla ei saa. Siis, kui sa tead, et Eestis sajab vihma ja on 5 kraadi sooja jaanipäeval, siis sa istud siin hea meelega väljas. Ei, ja küll istuks. Mul meeldib 5 kraadi palju rohkem. Ei, meeldib. 35.
kogu aeg ei taha ka. Kui siin kandis üldse midagi võiks olla, siis mere ääres. Või no mingi veekogu ääres, ma ei tea, mere ääres. Lavistad vanni õue ja... No naabri mehel on seal vanni õue, siis saab raprast hakkama. Saab küll, jah. Mida? Mis see on? Kas see läheb kruusateeks? Või see on lihtsalt algkoht, aga... Vaata, kuidas siin on 4-5 maja üksteise otsast peale. Huvitav, kas need on niimoodi, et üks mingi pere on hakanud siin nagu juuri ajama ja siis on... Paljunenud. Esimesed on künka otsa teinud maja ja siis nende lapsed teevad siis natuke allapoole ja siis järgmised veel allapoole ja... Eks need külad kasvasid vanasti. Muinad ajal. Minge lets. Nii viimasel hetkel lähevad ta lennu. Ma ei läheks. Võib-olla ta sõidabki siin Oru põhjast kogu aeg ja ei lähegi seda mägedesse. Suske sinka-vunka on siin küll näha, et siin nagu üks sirgemaks see tee suugi ei lähe. Ja seal võib ka olla, et seal polegi midagi süüa. Ei, seal selles külas olid söögikohad. Olid küll? Ja, ma vaatasin. Okei. Kui lähedal nad sellele on, seda muidugi ei tea. Ei, no see pole oluline. Üks oli kohe siuke väga ilus niisugused rahvusliku stiilis maja. No, siis sinna kõigepealt läheme. See tuleb üles otsida kõigepealt. Me peame siin tee peal ääres ka igaks juhuks silma lahti hoidma. Huvitav Rogatek ja HR, ega see ei ole Horvaatias. Ei, nagu ei ole. See on ikka suureene rõudselt. No näe, seal on see bassein. Pead seal mäe külje peal. Annab muru niita siis, vaata, kurat siin. See muru niidub paneb alla ju. Kõva siseseaste trend. Aga keegi niidab siin ikkagi seda muru. Loomulikult, mis see niidab, muidu läheb asi käest ära. Võib-olla neil on mingid niisugused erilised niidukid, mis ma ei tea. Võljukid. Aga võib-olla on lambakari saadetakse peale ja ongi muru niidetud. Miks ka mitte. Sealt nüüd tuleb jälle üks auto siit maisipõllu tagant. No see on nüüd jah, siuke ütleme ilus piirkond. Ega see aeg on ka selline, et vaevalt, et see kinni on, eks ole see. Seda ma usu küll ka, jah. Et ta pannakse kinni võib-olla 5-6, aga me ikkagi jõuame sinna pool 3 hiljemalt, no tähendab ikkagi varem ilmselt. Mis tähendab seda, et kui me ka sööme pool tundi sealt, siis me ikkagi 3-st saame veel mitu tundi on seal veel aega. No see, kusjuures see ei ole suur. See polnud nii suur, et seal mitu tundi oleks üldse midagi teha. No siuke ainukene kultuuriüritus ongi meil sellel sõidul see Vabaõhumuuseum, muud ei ole. Muu on puhkeüritused kõik, igasugused õhtu Veinimõisast täna. Sellest kultuuri ei ole, aga joomadlusega tegelema sel aastal. Jah, aga siis on mere ääres on lihtsalt. Noh jah, seal on ka, ütleme ikkagi õlekultuuri kindlasti seal on. Kaugel see on praegu siis nüüd? 9,4. Veel või? Issand jumal. Sa mõtled siis, et siin elu ei pea lihtne, nüüd hakkab üles-alla ka kiskuma. Enne oli lihtsalt siin kavanka, nüüd on üles-alla ka. Huvitav, et see HR-i näitab jah siin. Kas ta on väga piiri peal huvitav või? No ma ei tea. Näe, siin on Baar Centrale. See ei ole üldse see koht nii, et... Minu arust ta ei ole nii piiri peal. Jeesus, me oleme ikka tõsiselt mägisse kohta praegu sattunud. Ma ei tea, kas pilmi pealt on näha, et meil
on nii suured langused ja tõusud siin. Sul seal taga on okei kõik või? Ei räägi sul on taga okei kõik või? See tirutamine niimoodi keerama ei pane midagi. Seda sisekõrva ei ajarulliks. Minul hakkab sellise asja peale küll, süda hakkab keerama. Siin oli kool ka või? Tunned igatsust juba või? Mina küll ei tunne. Siin on kooli tulla on hea, kui seal mäe peal elad, eks ole. Suudad alla ja talvel tuled siu. Kelguga. Jah, või kelguga, aga mille tagasi tuleb. Sama jalgrat. Võtad ühiselamu koha, lähed ainult alles reede õhtul tagasi. Mis piir? Kus sa näed piiri? Mille piir? Sa vaatasid selle kaardi pealt või? Siis ta ikka on seal piiri peal kusagil, jah. Vaata, kus kurat, aga siis nad on ju oma nende kunadega, meil pole neid kunasid. Kunad ju kohe, jah. Järelikult tuleb loota selle peale, et me saame maksta sellega. Kaardiga. Huvitav, et sealt ruumis ma ei pannud üldse tähelegi, et ma lõin ju sisse otsingusse Open Air Museum in Sloveenia. Või Sloveenia on Open Air Museum. Minu mõttes Snežka on ka neil mitme peale. Tšehhil ja Poolal. Äkki see ongi mingi piiripunkt siis või? Aga võib-olla ongi, ega ei tea, jah. Ma ei viitsi enam filmida, ma hakkab pea ring käima. Okay. Me Horvaatias või Sloveenias. Aga me tulime sööma, siin on mingisugune siuke söögikoht. Väike siuke küla. Väga lahke vend oli, tuli, sõits auto kees. Okei. Nüüd tüdruk tuli. Kreditkaardi siis okei. Yes, okay. For drink? Jaa, piiva. Laško Union? Kui sa tahad Laškot Unioni? This is Laško, jah? Yes. Võta annaks pudel sealt, Markus. See Laško pudel, ma vaatan, mis ta on. Have you valge heleõlu laager 5 kraadi. 4,9. It's okay. Cold ones. 2? Okay. Sprite. Sprite. And then toit toodi ette. Täitsa näeb päris hea välja ja igavene koorem on muidugi. Meil on õhtul veel suur tavern, mis plaanitud disko ja tantsupidu teha, sest et Anu sünnipäev ja eile pidamata. Ja nüüd õgid siin kere täis, nüüd paneb poisile, küll sa näed. Ma räägin, et siin riigis käib, thank you. Siin riigis saavad mehed ennem, naised saavad siis, seda, mis meestest üle jääb või kas jääb. Et võt siuke värk on siin. Aga õlu on siin hea ja kõik on muidu ilus. 33 või mis see kraadi siin oli, näed. Üks mees lehvitab, käis siin näitas oma iseloomu ja julgust, otsis ise peldiku ülesse ja ütles, et kraan pidi ka olema nii, et näita ka näppu ja läheb põle, kui hakkab vett tulema. Et kõik. Okei. Suurepärane. Meil on nood ja kahvid ka või? No, kahvel. Väiksed treeningud ka ikka, ega siis ei saa ainult turismist elada, näed, sai sisse isegi. Et on vaja palju ikka kaasa võtta ja viset harjutada natuke ja õhtul jooksma ja vabakas möödas. Võtsin. Aga jah, Sloveenias neid platse tundub olevat. Siin oli neid veel, kui me siia väiksesse külasse sõitsime. Et nii kaua kui neid ädiseid katseid siin jälgida, enamus läheb muidugi mööda visetest,
Aga huvitav on selles, et see riik, Sloveenia, me oleme siin mingis jumala kolkas tegelikult. Ja siin on isegi Horvaatia piir on kohe 500 meetrit. Ja kurat, kui vaatad, siis neid korvpalliplatse, neid väliplatse, oleme selles väikses külas näinud 3-4 tükki. Kõik uksed on lahti, tule sisse, mängi, viska, tee, mis tahad. Muidugi väljas on 33-4 kraadi pakast praegu. Et selles mõttes on aru saadav, et siin viskajaid väga palju ei ole, aga võib-olla õhtul on see täis see plats, kes teab. Ja nii need korvpallurid tulevad lõpuks, siit riigist ju tuleb see. Luka Doncic on ju ka siit. Ma ei tea, kas ta sellest külastust on pärit, aga siit kandist ta on. Jah, võt. Üldiselt on ta siin siuke ilus ja mis veel paistis silma, siukseid väikseid koole, kus on, võib-olla mahub kurat, õpib 100 õpilast või nii. Neid on ka igal sammul, et üks kool, ütleme, sõitsime siin neid väikseid teid, sõitsime 13 või 14 kilomeetrit, 3 kooli oli selle maa sees. Nii et ühesõnaga ikka kooli ei panda mitte kinni sellepärast, et õpilasi pole, vaid koolid hoitakse lahti, et inimesed tuleksid maale elama ja et lastel oleks kohad, kus koolis käia. Ilmselt on see mõtlemise küsimus. Sest siin elu käib siin kuradi küla kolkas. Aga meil on need kolkad on kõik niimoodi, maad lagunevad ära ja pole seal mitte kedagi. Siin vaatad, siin on igas vanuses näe, seal taga on päris tittade jaoks ka asjad olemas kõik. Et see on nagu meeldiv siin selle värgi juures. Nüüd oleme leidsin siukse katusealuse koha hästi, siukse puu all on. Näed, siuke puu on ja siin on istamiskohad. Siin saab väga jumala vabalt jälle elud ju. Nii kaugu see poiss seal loobib. Ma ei tea, kas hakkab lõpuks sisse ka minema. Ma ei tea, me ei tule sealt miski pärast. Kutsusin küll, näitasin talle, et siin saab. Ta ütles, et siia ei saa üldse istudagi. Algul, aga... Okei. Nüüd on see... Mis keelset... Ta küsis, mis keeles sa tahad seda kuradi... Ta küsib seda, juhendmaterjal, mis keeles... English. Plant mosaic, this house, this garden, number 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay? Okay, thank you. See mingi väike pood siin ka vist. Midagi siin müüakse. Hästi väike asi. Siin läheb pool tundi kõige rohkem. Et ring peale teha. Hakkame vaatama siin. Üldiselt on need siin piirkonnas olevad majad ja asjad on kõik ja need üsna ühesugused. Siin ka siuksed väiksed aknad ja me oleme neid vabaõhumuuseumid siin igasuguseid käinud. Nad on nagu copy-paste enam vähem. See on köök siin, võin juba öelda. See on nagu pererahva tuba. See on ahi. Siin on veel mingi ait või mis ei ole ait. Aga see on mingi panipaik, jah. Kusjuures siin sees on täitsa okei. Siin on mingisugune Joose Schmidt, kas siin on elanud lausa või? Pesnik ei saa sest aru. Laulja. Pesnik äkki on laulja. Nagu voodid on nagu tegemata natuke liiga.
mis see siis siin on? Kas see on mingi külakeskus kunagi olnud? Äkki ongi. Ja selle ümber on see asi siis kasvanud siin või? Meil anti mingi raamat ka tegelikult. Anna see raamat siia korra. See on nüüd tegelikult ühe mingisuguse perekonna eluvärk. Ja see perekond on siin mingid Schmidtid. Ja siit on mingisugune kuulus nende poeet ka, Sloveenia poeet ka tulnud välja. Vastab, et siin on mingi peavärav siis. Need on inglise keeles, on mingi brošüür, ma lugesin selle läbi, aga noh, mina küll aru ei saanud, mis need ruumide nimetused tähendavad. No see tundub nagu olevat mingi kas tõllakuur või mingi vankriaed või midagi sihukest või. Sepi koda on see. Sepi koda. No täiesti adekvaatne. Okei, aru saada, miks see siin peab undama. Jahutab või kütab. Ei tea. No, mis selle ruumi nimi on, Normes? Nolginauga. Sepakoda. Sepakoda, aga äkki on sepikoda? On küll vahel. Ma ei tea, miks see siin vigurdab. See nagu oleks kütteriist, aga... No ja kui neid asju vaadata, siis Markus, mis see on? Jah, mis ta nimi on? Lõõts, õige. Mis see on? See, mis siin on? See on kolle. Ja see, mis on üks põhitööriist Sepal? Ei ole, haamer on seal peal. Ja see on, no seda, jah, haamer või vasar, aga see on alasi. Näed, mis see on? See on puurmasin ju, näed, seda kättad ringi ja see käib ringi, puurib. Siin on veel igast peenikesed riistad, mida noh, võiks nagu teada. Keera kinni see. Ma teen ka kiire ringi siin. Siin müüdi ka midagi, see on ju kaupluseks, ole? Okei. Okei. Siin on mingi kuivat nende, mis ta ütles, seal kirjas oli maisi tõlvikute kuivatamiseks. No ja see on siis kauplus. Tuttav. Petrool. No jah, kui olid petroolilombid, siis täitsa vajalik värk. Kummikommid. Ei, aga küll. Siin on peldik. See on nüüd mingi, see peaks olema Viinamarja press. Sest siin on, seda kirjutas ka, et see on suur veinitegijate küla olnud. See on see purusti tõenäoliselt. Siia pannakse sisse midagi, vändatakse. No ja siin on, see on mingi ladu. Ja siin on lihtsalt mingid põllutööristad. Aga see on lukus. Siia ei saa. No ja see on siis jälle mis siin väntel. Väntats midagi käib ringi siin. No jah, ei tea. Siin on mingi asi, mis aetakse hobusega ringi. Ega see ometi käsikivi või midagi. Seal on hobuse või kuradi eesliga. Äkki see paneb siin midagi käima. Mingid pressid või tont seda teab.
okei. Aga noh, niisugune väga väike asi. Muuseumikülastajad istuvad siin pingi peal ja tulevad palavuse ette. WC ülesse, kes mida. Igal juhul siin on ka mingi kiri, et piivo, viino, kaava, ice cream, water, beer ja vain. Kas nad tõesti siin müüvad ka seda siis? Siin ei ole ju, siin käib 5 inimest päevas. Siin on küll ka mingil määral neid kasvavaid viinamarju, aga no siin on suur lava ja istumise värk ja siin saaks ja võiks ju müüa, aga lihtsalt ei ole kliente, tasu ju müüjat hoida siin. Kaupa samamoodi. Siin elasid need viinamarja korjajad või need? Seal päriselt nagu keegi praegu elaks. Äkki laiaks ei hakka ajama. Möödaks. Hakkas mööda küll. Kedagi, näed peeglist. Siin kuskil oli see kiri, et saab kloostri juurde, kas äkki? See ongi see kloostri jutt ju. Ma ei tea, mis selle nimi oli. See võib-olla ei olnud. Aga kuskil ma nägin niukest selgelt arusaadavat kirja, et kas kiriku või kloostri. Mingi hulli inimesed peal rattaga siit mäest üles. See läheb ju Tour de France varsti sõitma. Paneb ära ka seal kurat üles. No vaata, kuidas sa sinna sõidad, ütleme üles sinna hoog. Elad sinna. Õudselt keeruline, ma ei tea. Kas see auto üldse sinna läheb? Peab vastav auto olema siis. No mis nüüd siis on? Oota siin, jah? No nüüd tuleb ära. Ei ole siin midagi. See on siis see tuid. Tuid. Lidl. Nii, kuskil nüüd siin. See on küll parkimise ala tunne, et on mingi jutt on seal peal. Mis nüüd on, kus ma näeksin? Seda ma üks õiget pidi või? Ei tea. Seda on küll vist, jah. Ja ei siit on keskis. 250 pärast ulakule. Kasiinod värgid. Aga bensukat ma ei ole näinud siin. No siin on parkimised tasulised nüüd. Sellega ma käisin siin. Selle Street View'ga. Siin on ka mingid parkid.
60 meetri pärast vasakule, ma ei saa keerata seda vasakule. Parkimisklats või parkimis mingi aparaat on siin. Siit ei luba keerata. No ja see on kõik nääremondis siin. See ongi see nende keskpunkt siin. Aga meil pole ju, mismoodi ta laseb meid siia. See laseb välja, siit sisse saab siit küll võrata. Mis ta ütleb, see 120 minutit on mis? Automaat on siin 80 euro. 80 senti. Jaa. Kus on vähe siis? Ei tea. Aga mismoodi sellega käib üldse? See ei tööta. Ja no miks ta ei tööta, arvatavasti ta töötab. Pole ju ühte kaupu, kus midagi on. Aga me ei oska sellega toimetada lihtsalt. No võt, nüüd oleme selles kuulsas tuis. Siin erinevatel andmetel ütles keegi, et on kella 4-ni, on parkimine tasuta või pärast 4. Keegi ütles, et pärast 5, igal juhul panime auto, 7 minti oli 5 aega. Nii et noh, ja siin on nüüd kuskil peab olema see vana linn. Ja mõtlesime, et teeme väikse jäätise ja õlle ja siis lähme vaatame. Siin on nüüd niisugune baar. Et kus ta siin on, keegi juhatas meid kuskile poole. Ilmselt peaks veel selle venna käest ka küsima. Aga siin on 35 kraadi. Jah, sellepärast, et see räägib parem inglise keele. Ja, nüüd hakkab see, aku hakkab ka nüüd tablaadimist täna õhtul. noh, see on nüüd see kuulus Tui vana linn, aga näeb üsna sama või paljuski samasugune ja sarnane välja nagu Tallinn. Aga noh, mõned asjad on siin kehvemini ka, näiteks see maja seal on kehvasti remonditud ja et neid igasuguseid istumiskohti on siin ka igal sammul. No vaatame edasi. See peaks vist mingi turuplats olema või midagi sellist. Ja. Okei. See on nüüd vist jah mingi kas ta Raekoja plats on, aga no lähme istume siis korra veel maha, noh. Siia samasse. Sest et noh, siin on nüüd see vana linn, noh. Saame natuke vaadata ja seda melu tunnetada ja joome ühe õlle siis veel. Et, no siiene. Arvan küll. See tundub olevat niisugune tähtis plats. Kuju missugune. Vaata, mis kuju see on, korra. Püha Florian. Ei tea, aga noh, kuju on uhke. See on nüüd see Tui vanalinn ja nad läksid jalutama kuskile sinna. Mina võtsin ühe õlle ja sain võt niukese peenikese õlle. Nagu Wieselburger Bier. Pidi vist arvatavasti Austria oma olema ja nii ta vist on ka. See on nüüd tuleb veel ikkagi, et on tõesti raekoda. Ja kui me tagasi tahame, siis me siit seda tänavat mööda saaks. Tagasi on seal oli see lahti kaevatud, et sealt peab vaatama, kas sealt saab. Aga siin tundub, et noh, headel päevadel käib siin kogu aeg mingisugune business ja äri, aga noh, täna on nädala sees. Täna ei ole siin midagi, aga need müügiletid ja lauad, need on püsti. Siin võib olla korralik möll, kui on nädalavahetus. Nii et noh, tegelikult on küll ilus koht. Et ega selles mõttes ei saa midagi öelda, ette heita sellele Tuile. Rong on tulekul. Rongid sõidavad müraseinte vahel, näed. Ma ei ole ka sükest asja üldse Eestis mitte kuskil näinud. Müraseinad on pesti ja rong tuleb ja külas on vaikus. Peaks olema, vaatame.
kui ta siit tuleb, pole seda kuulda on. No siin on tee. Ja seal on täpselt samamoodi läheb edasi see mürasein. Külad lõpuvad ära, pole müraseina vaja, selge. Aga küla siis on. Ma ei ole seda ennem näinud kuskil. No tähele vantul, Saksamaal on ka sama. Aga üsna varakult panevad kinni. Tükk aega oodanud juba siin, pole rongi kuskil. Noh, las ta siis olla, vaata, millel tuleb. Siis läheneme sellele tavernalle, kus meil see veinikelder või see on, aga siin on juba niisugused korralikud kitsad teed ja päris järsud tõusud. Ja mina nagu näha ei sõida praegu. Nii et vaatame, kuidas läheb, aga ega ta läheb. See näitab ka siin, et on veel jäänud 2 kilti sellist tees, et see pole nüüd nii hull ka midagi. Ei ole, 350 pärast tuleme ära. No ikkagi ta on 300 pärast juba, jah. Aga ikkagi sul on niisuguseid, seal tulevad uued tõusudega, siis see ära ei kao. Tõusud või langused, üks tuli vastu. Ta nii põrgu kitsas ei ole, noh. Me seal kuskil siin hakkavad need viinamarja kasutused. Seal viinamerede vahel me hakkame ööbima ka täna. No ikka päris järst tõus. No jaa. Kuskile maale sa ei saa ju siia, jah. See ka näitab ju, näed. See näitab ka, sa pead seda vaatama. See sulle ütleb, kus sa keerad. Ja nüüd läheb võib-olla alla mäge. 1,6 kilti on jäänud. Ei ole, mis asja, seda 60. See on järgmise pöördeni, kokku näitab all, näed, siin näitab seda palju lõpuni on jäänud. 1,6 on lõpuni jäänud. Ei, paistis sul midagi. Siit lihtsalt lähedki, see on see teine variant. Siit lähed kõik, eks ole. Siit oli päris järsk langus, ei, siin on täitsa korralikud tõusud on siin, jah. Ma filmin küll, jah. Tuleb mingi väike kirik ja see on koht on kiht. See on hullem kui seal Triglov või seal, kus me olime. Oota nüüd siin vasakule ju. Jalgarattur. No alla saad sa hästi siit, seda ma usun, aga kuidas sa üles saad? Kirik on siin üleval ja ära sa ennast kihutama midagi ei pea. Sa oled, et ta ei lähe üles muidu. Siukest ei kujutanud ette seal. See foto pealt on see tavern on siukene kuradi... Pidada ei saa huvitav muskil. Mis sa tahad pidada siin? Pilti teha. Näe, saab, palun. Siin ongi parking. Tõmba. Ei saa. No, seal on parking, näe, üleval. Või on siis seal... Või kus ta... No, parkingu märk oli. No, kuskil siin on. Mine nüüd veel edasi. Võibolla siin. Jah, see ongi parking. See on tõesti niisugune. Ma tulen teen ka siis filmi väljas natuke. Võt niisugused on need viinamarja, siis need mäed. Siin ta on niisugune päris järsult läheb alla. Aga siit nad traktoritega sõidavad, järjed on näha siin. Meil on sinna tavernini on tegelikult 750 meetrit ainult. Siin on mingisugune mingi kiriku moodi asi. Ja me pidasime siin nagu kinni, et natuke vaadata ringi. Ma tahaks pilti teha. Jaa, väga kiht koht on see siin. Noh, sealpool on ka vägevad vaated või. No sükeste astangutena ta on. Need viinamarjad siin. See on see veinirajoon nüüd täiesti siin. Aha. Pool. Ei ole pool, 7 on küll, mis see on. Okei. No tuleb edas sõita. On ööbimine siin ja siin on siis... See on üks nüüd ööbimise värk, kaenetuba. Need vaated, eks ole, siuke nagu peab olema. Vaata ka miks ta siin. Üks ots tuli ka mingi teine. Okei, las ta olla.
ja siis poiss saab siit veel eraldi. Et ma võin osata nii palju tahan. Pole üldse küsimustki. Poisil käib aken ka lahti veel. Konditsioneer on 19 peal. Ta ei saa ust kinni panna. Super. Konditsioneer on siin. Enne aga see enam üles ei lähe vast kuumaks, ma arvan. Margus läks jooksma ja meie tulime siia istumiskohta nüüd ja siuke vaade on siit. Ma tahtsin kõigepealt alustada sellest vaatest, et see on, siin all on kõik igal pool need viinamarja põllud ja kogu see värk, eks ole, seal on väiksed majakesed. Siit, ma ei tea, kas selle video pealt pärast välja tuleb, see on päris järsk. Igal juhul ma kujutan ette, et mina siit oma jala peal üles ei saaks raudselt. Ma ei tea üldse kedagi, kes saaks. Et selles mõttes niimoodi ja me võtsime siis nii kaua, kui Markus jooksmas käib, võtsime siukse asja nagu veinide degusteerimine ja siin on siis 5 sorti tuuakse igate 100 grammi ja see on siis 7 eurot on nägu, noh mis see ei ole üldse midagi. Toodi külm vesi ka, et igal juhul pidi vajalik olema külm vedi, kas siis loputamiseks või ma ei saanudki aru, pärast igat seda on sorti. Okei. Ja Markusele pandi ka külmavee jaoks sinna klaas, aga ta, no ütles, et me ennem praadi tellima ei hakka, kui... See pidi see süpoon olema nüüd töötas, jah? See on nüüd roosa, jah. Ja no võrratu vaade on siit. On siit raid midagi kõik. Kõik nad on, viinamarja verid on kõik raid, aga seal ei saa. Ei ole see Pinot Grigio on dry or semi-dry. Semi-dry on Riesling on ka. Aga ega neid kõike need ei pruugi vist olla tal. Ei, no ta mingit viite toob meile, ühesõnaga eks ta siis vaatab, kuidas ta mis järjekorraga ta tegeleb. Okei, me tellisime ju tegelikult veini siin. 5 sorti, nüüd on teine sort ja toodi kaasa siuke, ta nimetas seda Kreeka pitsaks. Tüüpiline Kreeka pitsa. Ja siin on siis nagu see pitsa põhi on. Ja peal on siis mingi sibula ja siukse peki kuramuse kribu-krabu. Aga see on jumala hea. Hästi soolane, jah, siuke. Ja ta ütles, et niimoodi, et see käib selle veini degusteerimisega nagu kaasa. Ja me tulime siia, et degusteerime veini ja pärast siis võtame midagi süüa. Aga kui sa selle pitsa ära sööd, siis ei jõua enam midagi süüa, mina arvan küll nii juurde. Nii et niuke, ma ei tea, siuke, päris hea mulje jätab kogu see asi siin. Teine vein alles meil käsi. Meil on teine ja 5 tükki tuleb neid. Nii et siin saab veel, kolmandaga käib võib-olla mingi muu pitsa jälle kaasast, kes teab. Tuleb linti ka rääkida, jah, muidu pärast ei mäleta. Meil nüüd järgmine käik toodi 2 valget veini. Ja need on mõlemad rislingud. Ja nad on eraldi tamme vaatidest. Tähendab, üks on ühte sorti tamm ja teine on teist sorti tamm. See, mis on nüüd selles väiksemas klaasis, vaat selles, see on nüüd see, ütleme, kvaliteetvein, mis on siis musta sildiga. Musta sildiga ta kindlasti peaks olema ka selle korgist korgiga, eks ole, kuigi me korki ei näinud ta tõi. Ja see teine on kõige tavalisem, see Riesling siis või ka, et neid toodetakse siin samas ja nad on tõsiselt head veinid selles mõttes, et eriti just see tundus, mõlemale meile meeldib, sest et ta on, kuidas öelda, ta on niuke, ma ütle. Pehmes ametise maiguga. Jah, ja teine on selline natuke seda haput lööb nagu läbi. Siin on nagu jah, ta ei ole magus kusjuures, ta ei ole üldse magus, aga ta on siuke mitte häirivalt hapu, ütleme nii, või midagi sellist. Siin on terava maiguga. Jah, vahepeal jõudis tagasi ka meie noorsportlane. Tegi oma ringi ära, jooksis ära ja nüüd läks kätekõõrsi tegema. Et tellis vahepeal ka ära mingi pitsa endale, nii et ma ei tea, kas me üldse süüa jõuame, sest see pirukas, see oli kurat ja on siiamaani jumala hea. Mina küll taha süüa. Ei tahagi. Võtan teise ringi veel seda veini, seda kuradi. Ja kogu lugu, mis see pole midagi. See on ju 5x100 grammi, see on ainult... Siis ostame selle pudeli selle 16-se? Ei osta, kurat. Need kõik sünnisid ju juua, kurat. Või võtame ainult seda kuradi 16-st ja natuke rohkem näiteks. 200 grammi kaupa, ja ongi kõik, eks me mõtleme. Sest ma vist üldse süüa ka enam ei taha mõeldagi, kurat, kell on palju ka. Kell hakkab vist kohaliku aja järgi, vist hakkab 9 saama. No võt siuksed asjad. Aga vaade on nüüd, vaatega on niukene lugu juhtunud, et
päike on nagu ära kadunud ja seal on veel ei ole pimedaks läinud, kui läheb, siis läheb järsult ilmselt, aga noh, tõesti me siin vahepeal rääkisime seda ka, et mis kuradi moodi nad siin saavad, et siin tuleb ju köitega ronida üles, Indrek peaks tulema oma alpinismi siia tegema, tead. Köied ja teine mees julgestab ja siin ei saa ju kurat ja nemad harivad siin oma viinamarju ja korjavad ka neid veel. Mina paks 4 käpukil siin raudselt, siin ei saa teistmoodi üldse liikuda. Ja siis on ka nii, et valesti asutus veered alla. Siit võib-olla selle video pealt ei paista välja, kui see on tõsiselt järsk. Okei, nii, aga hea küll. Pikk jutt, siit jutt. Markuse pitsa, mis ta seal tellis. Siukene, ma ei tea, kui hea või ma teen kaugemalt Markus ka. Aga jah. See tundub küll niuke päris niukene... Siin on nüüd juba üsna pimedaks läinud, et siit saab veel... Siin oli mingisugune peenikene kuradi valgusmäng. Kõik käisid seda pildistamad, nüüd on teda väheks järgi jäänud, aga midagi ikka on veel sihukest punast seal. Aga seal või võtad punast liiga palju, siis ei paista jälle need majad enam ära. Tegelikus elus näeb natuke maju ka veel, aga juba hakkavad tuled ka paistma, mis on seal nendes taludes pannakse olema. Vot nii, vaatan veel, me otsustasime, et me Anuga sööma ei hakka, aga selle eest me teeme ja võtame võib-olla ühe veini veel. Oranžid apelsini vein? Jah. Okay. Let's try it. Please drink. We are thinking that we don't order food, but we will order 1 bottle of wine. It's not, it's also white wine. Okay. Yep. Wait a minute, please. Ma apelsin jah küll. Kui me võtame? Võta see eelmine ikkagi. Okay, the last one in black bottle. It was better. Please give us 1 bottle of the last one, not this orange. Okay, thank you. Would you like maybe another one white wine? This is the 71. Yes, it's the 6. Another one is 7. Okay. 17, jah? What is 17? Would you like maybe for your sweet wine? Or no sweet? No. You have sweet wine also? Yes. Ei ole vaja. Maybe we must try it before. Okay. Toob meile nüüd magusat veini küll proovida, mine tee veiniklaaside kuradi joru ees. Et aga noh, neil on roosa ja neil on valged, neil ei ole punast veini. Ja siis ta nüüd rääkis ja tõi meile neid proovida, me oleme nüüd mitte saanud 5 sorti, vaid 7 sorti veini proovida. Ja kuna me tahtsime, ütlesime, et võtame 1 pudeli, ostame lihtsalt siia joomiseks. Et siis ta tõi meile veel proovida ja minu jaoks on täiesti selgelt kõige parem vein siin on see muskaat, poolmagus, valge, võt see on see suur kruus. See, tema lemmik on see, tähendab selle baarmeni enda lemmik. Ja see on mingisugune apelsiniga, kusjuures tal on natuke lõhna on apelsini oma ja värv on natuke võib-olla sihukest teistmoodi, aga ei ole nagu, no see ei jäta meile eriti mingit muljet siin. Minu jaoks on nagu valik puhtalt tehtud. Et siin on vesi ka vahel, näed sa iga selle lonksu vahele võtad vett, eks ole, et siis saaks nagu oma seda nagu tegelikku soovi nagu paremini välja tuua. Poiss paneb pitsat seal ja ütleb, et see on ka väga hea. Üldiselt on see kihvt koht. Tasub soovitada, kellel siia kanti asja on, tulge. Ei kahetse, siin on nagu, mis see ainukene üks asi, mis me, kui tulime, mis oli natuke, ei tulnud sooja vett kohe. Aga ta ütles, et seda tuleb 4 minti oodata, 4-5 minti. Sest maja on nii suur ja torud on nii torustikud, nii pikad, et enne kui soojavesi keldrist jõuab üles sinna, kus me oleme. Läheb tükk aega, nii et selles mõttes ka väga viisakalt jälle. Et mingi aja pärast ta tuli kohe Markuse käest küsima, et kas oli soojavesi olemas, et ja oli. Et ei, väga viisakas koht. Nagu maailma parima veini seda meie poodis ei müüda ja ma tean, et ei müüda, aga siin ta on. Praegu ma teen igasugust pildi, kui keegi tahab osta, siis ta näeb. Ja see Rumeeni ei tähenda Rumeeniat siin.
aga mis värvi ta tähendab, ta ütles, mis värvi tähendab. Photoshop ja võtame kõhtera. Minu arust ta tähendab kollast muskaati. See on semi-sweet, ta tõi meile ka proovida nagu päris sweeti. Ja siis ma küsisin, et ütlesin talle ka, et tegelikult mees, et sa ei tea veinist midagi. Et veiniga on nii, et mida magusam, seda parem. Sest et see saab rohkem päikest ja energiat ja kõike seda ja või on parem viinamägi, eks ole, kus paistab päike paremini peale ja siis ta ütles, et ei ole nii. Vaid on hoopis niimoodi, et semi-sweet veinid tehakse oktoobris, novembris ja sweet veinid tehakse detsembris ja nad saavad lihtsalt kauem küpseda. See on see. Nii et, aga tegelikult, kui me praegu hakkad mõtlema, see on ikka sama teema. Järelikult need hapud veinid tehakse toorestest või pooltoorestest marjadest. On ju? Järelikult ikkagi see semi-sweet ja sweet on selles mõttes on kvaliteetsemad veinidest, see mari on rohkem valminud. Vaat niisugused arutelud siin ka veini teemad. Kui me sellist veini kuskil näeme, siis me ostame seda kaasa. Aga ta ütles ka, et seda ei ole nagu kuskilt ei saa. Et siin on keegi, kes toodab siin samas lähedal. Ta müüb ainult hulgi ja meie tema käest ei saa. Me võime siit osta seda. Aga siit aga maksab 16 eurot või 17, mis ta oli. Et võib-olla siis, ma ei tea, vaatu. No võt nüüd, eile meil jäi võtmata see vaade, mis siit avaneb siit rõdu pealt, kus me sõime. Või võib-olla korra võtsime ka, aga nüüd on siin hommikusöök ja noh, see on ilus koht. Praegu on väike väljas. Lauad on kaetud, ootame oma mune ja värke. Okei, pärast kui alla läheme, siis peaks sealt poolt ka tegema. Nüüd on siis hommik, hakkame lahkuma sellest peenest kohast, mis siin niukest Toskaana veinimõisa meenutas. Et hommikusöök oli ka aus jälle. Ja isakene tundis elus esimest korda vist vajadust ka tippi anda sellele poisile, kes meiega siin eelmine õhtu tegeles. No poiss oli tõesti aktiivne. Hea, et teda lapsendama ei kippunud. Hea hooaeg olnud, et saab ilmselt sinna hea pakkumise sinna. Sõidu pealt. Sa võid ka oma nuhile rääkida selle kohta head. Kõik on ta siis Google. See nuhk on ikka Google mul, jah, ma tegin selgeks. Jube palju sõltub sellest, jah, missugune see inimene on. See teenindaja. Ja. Nii olgu, ega siis head asja siin palju ka ei saa, et
Äkki siis hakkan kinni ka panema, nägite küll, et siin oli palju viinamarja põõsaid või puid või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse. Hakkab jälle seda tara mulle siia ette ehitama ei saa. Ma arvan, et see on, kui me sõidame kuidagi sellest Porto Rosist mööda ja niisuguseid väikseid teid pidi sõidame otse oma maja juurde. Porto Ros jääb sinna 3,8 kilti sellest meie majast eraldi. Ja siit ta juhib meid lihtsalt väikest teed pidi. Zvezek na 1919 in prispevali boste 1 evro ali Zvezek 5 in prispevali boste 5 evrov. Podrobnosti na Caritas.si. Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jih prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognišče. Kuidas siin jooksta meil? Siuke tunne nii kuskil metsa vahel läheb. Veeran alla siin. Siin on, ega see järsem on või? Kui oli seal või? Siin vist on. Veeran alla. Nüüd lähme mingi suurema teega kokku jälle varsti. 300 meetri pärast. Mis me siin võsa vahel? Ju me siis võitsime jälle minuteid siin. See hull sulle otsa ei keera. Nii, jah, siin peab tulema kokku. Keerata saame, saab näha. Sinka-vankalised ja niisugune pidev voog oli, et vahele keerata kuskile oli praktiliselt võimatu. Linnulennult ülevalt meie hotellist oli kuradi selle pridžimängimiskohani 200 meetrit. Ja siis kui läksid sealt mäest alla või veel hullem, kui pärast tulid ülesse sinna, siis oli tegelikult mäe külge pidi võib-olla tõusid üle poole kilomeetri või langesid, nii et see oli ikka hull. Če zamegljujejo in sprevračajo resničnost, pravi se postanejo take tudi naše misli. Siit läheb nüüd Piranni ja siin on need... Ma arvan, see Piranni me võib-olla... Ilmselt sinna ei saa, no seal on nüüd näha see Piranni. Siitagi pole siit näha, jälle on põõsa tees. Nüüd on meri seal.
Ja võt seal all on, siis peaks olema see Porto Roos ka. Ja see rand, mis me siin all näeme, see on see, mis ma mõtlesin, et kuhu me võiks minna. Aga see mõte võib ka teine. Ta on ikkagi isegi lausa, see on ilmselt siin, kus need laevad ja maalid on. See rand. See on kusagil Itaalias praegu. Ega see pilt muidugi ei erine Itaalias mitte kommik. Siin on palmid ka juba näed ja. Küpressid on need pikad. Jaa, aga palme oli ka. No see Porto Roos oleks paremale. Eks me siit pärast siis siia tulemegi, aga me läheme nüüd otse ülesse ja läheme oma elamise juurde. Pärast tuleme siia. See on enam keskus ka siin. Kohe, see on selline väike koht. Ehk on seal natuke parem. Meie oleme kuskil siin mäe külje peal, nii kui näha on see meie elamine. 1,2 kilti see täitsa siin. No 900 meetri pärast keerame vasakule. Ja siis sõidame siia üles. Ma siin sõitsin selle Google View'ga läbi kõik. Need mäeküljed ja asjad, ma enam tean. Siis tunnen ära ja kaupluse ja... Aga me läheme sisse, ta paistab sellest, kus on see restoranist mööda ja... Ikkagi siit poe juures siis keerame sisse 180 meetrit. Siin on mingid poed ja värgid. Söögikoht. 100 meetrit. See on siit me keerame. Siin on söögikoht oli nägid. Ja, aga meil tuleb neid veel. No mis asi siis on? Olgi jah, see on see sild jah, õige. See sild on? Siin. Okei. Aga selles Google View's oli restaurant on siin. Siin otse see pruun. Siin on see klubi, see jahtklubi või mis see oli. Eks ole, aga seda ma ei tea, kas siin midagi saab. Restaurant oli siin ja siit on meil 7 meetrit veel, siis on maja. Maja on see. See sama. Okei. Ehk kui me tahame... Selle auto saad panna näiteks. Alla. Alla on parkisplats. Aha. Nii. Siia nurga peale. No võt, see on nüüd see Porto Roos, kus me võtsime selle ööbimise ja siin on, no see rand on siin ühesõnaga kilomeetrite kaupa. Aga mis on hull on see, et parkimine on kuramus siin mäe tipus. Et siin on niisugune munamägi, et annab vantsida üles ja praegu me läheme alla, isegi alla on raske minna, ta on nii järsk. Et eks siis näeb, kus ja mis me siin sööme või teeme. Kõike maksan ka uskuda. No võt, see päikse võtmine siin Vahemere ääres käib niimoodi, et põhiliselt istutakse varjus ja käiakse vees ja siis see vahe, mis sa siit varjust liigud vette, siis sa saadki päikest. Et kui sa... Siin ei ole nii nagu Pärnu rannas kuskil, et tundide kaupa keegi vedeleb seal päikse all ja siis ikkagi pruuniks saab ainult siis, kui on 2 nädalat järjest niimoodi. Siin on ilmselt nad ainult tõesti see väike liikumine. Siin on meil mingisugune väike söögikoht, me tükk aega küll vaidlesime, kas me
pitsat kõlbab süüa või ei kõlba, aga noh, lõpuks jäime sinna, et kõlbab. Õllega on küll naljakad lood, see rannaõlu on siin kõige kallim, mis me siin Sloveenias näinud oleme, et see on nagu 4,60. Et kõik need muud õlled on olnud odavad. Aga no hea küll, see selleks. Aga no homme me ikkagi plaanime siin. Homme plaanime siin ikkagi selle päevakese või vähemalt pool päevakest veeta. Noh, praegu rohkem ei oska midagi rääkida. Ära selle Vahemere. Ma mõtlen, ma täna võib-olla ei tee, ma just siin sõin pool pitsat ja kõht on ilmus täis ja et võib-olla siis homme. Aga no mine, mis said? Ta läheb, seal on ikka trepp, mida mööda saab ilust sisse minna, käepidemed kõik vana inimeste jaoks ka olemas. Nii et ma saan ka homme minna. Pole häda midagi. Siin üks mees käis särgiga, võtta see ongi õige nipp. Ma vaatan ka, ma olen käin ka homme särgiga. Särgid ja püksid jalas. Siis on istud ja kuivad siin ja ei ole pala. Sest praegu on, olgu et siin natuke tuult puhkab. Ikkagi on, kere on märg kogu aeg, kuigi noh, joodi õlut ka ja see on külm, aga ikkagi ei jäita. No nüüd ta peaks vees olema ainult, et siin aha, isegi on näha ja veanukk on näha. Kas seal on kohe alguses ka või? Ma ei tea. Ta käib mööda põhja minu arust. Ta on püsti seal, nii et seal saab käia ka järelikult. Aga ei ole see kivine see põhi. Või kurat seda teab, eks elu näitab. No tuleb välja, siis kuuleb. Nüüd on siis käidud, tuleb välja see suur merejumal või ei tea, mis ta on. Neptunus või? Poseidon. No mis räägid? Mis põhi oli? Aga liivane põhi või? Ei ole hea, ei ole värske tunne või? Kivine põhi või? Aga sa käisid ju põhjas. Aga kuule, sa käisid ju põhjas, ta on niisugune libune, jah? Et jalgadele valus ei ole või? Lained on suured. Lained olid jah enam vähem. Need kaksid või? Okei, siis ma ikkagi homme, ma arvan, et jah. Täna ma ei viitsi siis ikkagi. See on tänase päeva viimane asi siin ilmselt. Istume ja sööme ja ootame mingit ribid ja taldrikut ja niisugune söögikoht, kus pakutakse võt sellist õlut ja see tehakse siin koha peal. See on mingi homemade õlu. Ja seal paistab, et on mingi köök ka, kus tehakse lausa sööki ka minu arust lausa niimoodi nähtaval värgil. Siis on siin mingisugune siuke asi, et sealt katuse äärelt laseb niisugust uduaega. Et aga siin on ikka paras palavus. Autos oli 48 vahepeal. Ja siin on ka, ma arvan, siin on 35-6 kuskil. Nii et me siin, ma ei tea, miks me muidugi sööme üldse, sest me sõime mingi tund-poolteist tagasi. Nüüd paneme jälle, aga no oli vaja. Okei, kõik praegu. Toit ära siis siukene. Mis need kõik on, ei tea. Sealiha on ainult ära tuntav asi. Ja siin on see vegetable salat ja see on veel neil. Ühesõnaga, see on neil kuumaks aetud. See on ju kuum pütt ju, jumal kuum, jah. Ei tea, ma ei oska süüa niisugust toitu. Aga noh, kuidagi nad siin söövad teda. Proovime. Noh, et nüüd filmime seda, et on mingisugune huvitav loodusnähtus, mis on nagu välk. Et siin paugub kogu aeg, aga mitte tilka vett ei tule taevast alla. Ma ei tea, kas siia midagi peale jääb või ei jää, aga noh, kogu aeg välgub. Ja siis on muidugi Markus arvas, et see on mingid tornaadod, aga no need ei ole tornaadod. Need on lihtsalt sellised, ma ei tea, mingid. Aha, noh, välgub kogu aeg. Selles mõttes on kihvt. Aga pauku ei ole. Välk on, aga pauku ei ole. Mis selle nimi oli see, kui
päike. Ma ei tea. Ufod. Valgustavad oma raketidega. Kõu. Ongi kõu. Mis asja. Ma ei tea, et seal mingi eraldi nimi oleks. No võt, ma ei tea, kas siit midagi jääb selle kaamerale peale ka, aga siuke õhtune väike värk on. Siin on istume rõdu peal siin väljas, eks ole, kell on, mis see kell on, kas see näitab kella, see ei näita. No kell on mingisugune 10 siin see kohaliku aja järgi. Pool 10, no aja üle. Ja siin on nii kuradi fucking palav, et siin ei saa olla. Lähed sinna sisse, meil on seal ju päev otsa pannud konditsioneer. Seal saab ainult olla. Et selles mõttes jah, et kes on ühesõnaga Põhjamaa inimene, nüüd lõi natuke rohkem. Nüüd ma isegi nägin siit kaamera tagant, et läks tõesti valgemaks ka. Õuavärk, just välke. No igal juhul loodame, et see on elekter ja aga noh, keegi siin vaatame, tundub, et seda ei korda. Internet on siin nii vilets, et ega see enam kehvemaks suurt pinna ei saa. Aga tuul tõuseb vähemalt, see on hea. No ehk jahutab, täna oli ikka nii kui nina välja pissid kuskilt, nii olid. Meie olime ainukesed 3 tükki, kes on jumala tilguvad kogu aeg. Teised käivad ringi nagu vanad mehed, pikad püksid ja kuradi pinsaks seljas ja valge särk ja mitte midagi. Ühtegi törtsu ei ole seda. Aha, nüüd oli jälle päris ilus. Törtsugi ei ole seda higi näha, aga meie tilgume nii, et mul on särk on nii märk, et või ma võiksin sealt vett välja vähenata. No lase käia, võta 2. No võt, ma ei tea, siin siuke, ikka paugub siin kenasti. No, nüüd on siin hakanud päris ilusti paugutama vahepeal, et ma mõtlesin, ma filmin veel, mine teha, äkki õnnestub midagi. Vahepeal lõi siin nii valgeks, et küla oli nagu jõud ajal. Kõik oli käe juures hästi näha. Näed, lööb ikka, lõi päeva valgeks tagant. Sükest asja jah, Eestis on see äike teissugune, midagi pole teha. Aga noh, võib-olla see ilge palavus, mis ta nii ilge on, nende jaoks on tavaline kurat. Et meie jaoks on ta ilge. 35 ja tuled autosse, eks selle auto sõidab parklas seal päikse käes meil. Tulen autosse 52 kraadi. Normaalne. Siis paned selle kuradi käima selle auto, siis hakkab natuke, kõigepealt juba oled ülekere märg, muidugi kõik need kuradi riided, mis vähegi seljas on, klevivad sinna istme külge kinni sind, eks ole, ei saa liigutada ega istuda ega astuda. Siis läheb tükk aega mööda, tükk aega ennem kui ta hakkab niimoodi ära kaduma see kuumus, et sa saad natuke, et higistamine jääks ära, eks ole. Sellest kliimast ei ole meil autos üldse küllalt, nii et kogu aeg on õudne palav. Ei no kuule, naljad, et kui sul on väljas on 40 kraadi siis, ja sa tahad, et sul autos oleks 18 siis. Direktor tuli vaatas üle, kuidas ta maja on alles. No siin paneb ikka ilusti. Okei, kaua me seda väikest ikka filmisin. No täna on siis see rannapäev meil. Ütleme, me siin 10 juba tulime või nats võib-olla hiljem, aga nii ta on. Ilm hakkab ka paremaks minema. Hommikupoole oli üsna siuke ilves. Ja nüüd, no minul on esimest korda vees käidud, Markusel ka. Markus läks sinna päikest võtma. Aga meie istume siin ikkagi selle umbrella all või suure vihmavarju all. Sest et seal lagi pähe paista päikse käes ei taha olla. Anu siin plaanib üürida või rentida ühte seda vihmavarju, aga siin on need toolid, need samad, mis siin näha, need on niisugused ebamugavad, kurat, et seal on halb istuda ja ei saa püsti ka, et meile pandi siia ekstra siuksed plastmasstoolid, kus on hoopis teine asi. Istud ja saad püsti ja kõik on nagu filmis.
et see on nüüd nagu teine rand, et ikkagi selgus, et eile see, kus me istusime, oli seal mingi tasuline rand ja siin ei ole tasuline ja seal oli siis, meie ei maksnud küll seal mingit tasu, aga mõni mees lõi siin vedelaks, et äkki tullakse veest piletit küsima ja visatakse välja rannast, et me siis täna oleme siin ja siin on see hea omadus ka veel, et siin on õlu ka euro võrra odavam. Nii et rand ei maksa midagi ja õlu on odavam, nii et mis saab veel parem olla, eks selle. Aga jah, mis siis täna edasi saab, ei tea praegu. Siin olid igasugused plaane. Isegi euro ja 10, 3,50 on siin. Seal oli 4,60. Siin on vist mingi kohalik komme, kas mingisugune pruudivärk või käivad siin, korjavad sinna ojupõrstusse münte ja raha ja siis teevad selle eest pilte. Aga no, jah, seal on neid igasuguseid seal. Midagi on neil seal pea ümber ja oleme jätkuvalt siin oma kohas, aga nüüd hakkame tunni aja pärast hakkame liikuma ka. Markus läks süüa ostma. 3 tundi on hommikusöögist möödas, järele. Las siis ostab. Siin on nüüd mingi merevaade ja siuke pildistamise koht on. Me olime siit Piranni juurest, nüüd läheme, Pirann peaks siia taha Poolsaare otsa jääma, aga seda kuradit vist ei näe. Või on? Jah. Aga seal all, mis need junnid on seal all, seda ka ei tea. Taga on tulekahju, nagu näha, üks laev läks põlema. Nii et siuke vaade. Teed on ka niuksed siin kiirakäära, siirakäärra. Ja läheme siis edasi. Porto Rossi lähedal sõidame, oota kuhu nüüd siis sinna Piranni või? Ei ole, selle nimi oli, oota, selle oli oma nimi. Isola. Jah, oli vist jah. Ei, aga Isolasse ei lähe praegu, vaid me lähme. Sellised kitsad teed, kõik mis tee äärtes on väga siuke Itaalia pärane, kõik need küpressid ja... Kust nüüd läheb? Kas alla või paremale? Kuiva taluvad puud. Kumbalt poole teel? See on mingi aed või? Siin ei saa aru küll. Siin on tupik, ära mine siia. Mine tagasi. Siis on alla või? Ju siis jah. Või on midagi persis. No mis mõttes, kui sa teadsid, et siia alla tuleb tulla, siis ju siis tuli. No mul näitab seda, siis on näha siia tulla. Siin nüüd siis nii väga perses on. No ma ütleme, et neid teid on ju risti-resti siin eri... On, rahu nüüd. Tasapindade siin sa ei saa elus aru, kurat, missugune see. Kus niisuguse tasapinna peal sa täpselt parasjagu oled? Mina ei tea, kui siit peaks vastu tulema auto, et mis siis nagu saab. Kas võidab siis see, kes on vanem või see, kes on nahaalsem või? Üles tõusel on alati, ülespoole tuleval on alati eesõri. Tungu metsa, mina kui oleks roolist praegu, ma saaks siit elu ilmast tagasi. Ma arvan, sa ka ei saa. Et sa sõitsid kellegi hoovi või? Ma ei tea, mul nagu näitab, et ma lähen seda teed, mis see kepski taha. Lähme siis. Mul on muidugi küll siit püksis praegu teiega. No näe, niimoodi ja niimoodi juhtuski. Ta tuli isegi hea koha peal, sa saad siia tagurpidi minna. Siin on tasku, jah. Praegu läks 3 liitrit sekundist kütust. Tõmba siia kõrvale. Võime siit lahendatud asja, aga miks me sõidame? Siuksed on need teed, kummale poole? Ütle nüüd. Jah, ei tea. Ikka sinna allapoole äkki või? Ongi allapoole, jah. See rand ongi siin all ja me tuleme siit üles sama pealt tagasi. Kui nüüd keegi kurat tuleb siit vastus, mingi perse. Ja me tuleme kohe üles tagasi sama pealt. Sest see juba see lõpupunkt paistab. Näed, ja ongi. Siin on see järv. Kõik see hea jutt, mis see nüüd peale jäi, seda me ei tohi küll kellegi näidata. Ja siin on see rand. Ja siin on, ühesõnaga, jah, siuke see tee on, aga mis siit läheb? Pirann Beach Hotel on siin. Kas siit läheb mingisugune parem tee äkki välja? Parkitud ei saa siia. No ilmselt me rohkem siia ei tuleks, ole. Siis 6,3 kilomeetrit.
ka beach, näed. Jah, on jah. Aga no siuke ale beach, sest et ega ei ole isegi ühtegi päevavarju siin pealt, et näed, istub võrju, no seal on kohe 2 tükki, aga seal on 200 inimest all. Seal on ka mingi rand, eks ole. Ei see ju, kus me olime, see Porto Rosi rand, see oli vist selle piirkonna kõige vingem rand ka. Vist jah. Lähme merest kaugemale. Teeme mingi lõike, et saame otse sinna. Siin paistab ka olevat beach. Sest need autod, mis nad siika segavad. Jaa, muidugi. Peatumiskeelu märgid küll siin olid igal pool, aga noh. Võib-olla siis ma ei tea. Ohoo, nüüd läheb päris suure tee peale vastu. Siis tuleb ring ja ringist on vaja minna, siit on vaja ka paremale minna ja ringist on vaja vasakule minna. Vaat seda teed me võisime tulla. Porto Ros, seda me tulime. No 5 ketti veel. Nad on väiksem tegelikult, need kohad on kõik nüüd 10 kindliste vahedega. Ega suuri vahesid ei ole. Seal on osa kiirne. Siin saab 80 tehta. Hea küll, olgu, paneme kinni ka vahepeal siin midagi põnevat peal esialgu jutu. See on nüüd see nii-öelda see Kaluriküla Isola ja me oleme lõpuks ikkagi siis söögikoha leidnud siukse ka, kus sai parkida. Nii et ootame just oma kanasalateid ja Markus võttis mingisuguse suurema asja ka, aga noh, siuke üldiselt ikkagi väga tihe on see elu siin kõik, et seda autosid on kõik kohad täis, teed on kitsad. Vanalinna restorani üritasime nagu sisse saada, pole kuskile autot panna, kurat. Nii et jäi katki, aga see on siuke ka tegelikult putkakene, aga ta õige restoran siin ei ole. Aga siin on päris hea istuda, ta on niuke nurga peal ja siit tuul tõmbab, nii et ei ole liiga palav. Vaatame, mis see toidud käes. Markusel on päris siuke huvitav, seal on nii tõesti seened ja meie oma on ka kreeka salat või mis ta oli, mitte kreeka, vaid kanasalat. Manul on sama, nii et täitsa okei, vaata, proovime. Siit, enne kui meid ära lasti, toodi meile siis nagu igane matsile krapa ka ette väike. Ja nüüd ma siis soovitasin Markusele, et ikka ei saa niimoodi ära minna siit, et üldse ei proovi. Ära joo, aga noh, tee nagu natuke suu vähemalt kokku. No palun, ma võtan ilusti peale. No näita nüüd. No hea küll sundida ei tohi loomulikult, aga noh, mina proovin küll ära. Ma ei tea, kas võta peale siis, kui tahad. Käib või? Käib jah. Jah, siuke magus, viin küllaltki kange, võib-olla siuke 35 isegi kuskil äkki, 40 ta ei ole minu. Ja siuke tugev viinamane maik on juures. Täitsa meeldib, midagi ei öelda. Muidugi öeldakse, et see krapa on tegelikult viinamane puskar. Aga noh, puskar, kõik. Ei saate läbi.
28. juuli ja see päev on siis nüüd meil selline. Tegelikult ütlesime ära kogu maagi juures ööbimise, sest seal lubas päev otsa sadada ja ma ei tea, seal, mis ta nimi oli, Postorokk või? Portoros. Seal välgatas ja välgutas terve eilsest õhtust saadik ja öösel lõi meil elektriga ära pikaks ajaks. Ja üldiselt on nagu javaks on see pool kiskunud. See pool reisist. Ja siin ka praegu sajab. Nüüd me oleme Ljubljana lähedal juba, et tagasi hakata kodu poole tulema vaikselt. Sorry, it's closed. Schlossen is closed. Geschlossen, jah? Okay. Montag. Siin vist muidu isegi midagi oleks, aga täna on esmaspäev. Noh, siin on need lossi mingisugust kraavid ja ühesõnaga nüüd on niisugune lugu juhtunud, et me oleme tulnud täiesti oma plaanid kõik ringi teinud. Et kui me alguses eile pidime olema Horvaatias, siis me sinna ei läinud lõpuks, vaid kuna sadas pidi päev otsast sadama. Tulime sealt tagasi, hakkasime Eesti poole tulema ja kuna meil olid ülejäänud kohad pukitud, siis tänane päev me oleme Tšehhis. Otsisime siin mõned niisugused kohad välja, mida vaadata. See jäi lihtsalt tee peale. Siuke mingi loss. Meil on, lähme järgmisse lossi tegelikult. Aga mis siin siis näitab? Kõik on puha selles arusaamatus keeles. Jah, on küll. Siin kirjas, nii ta vist ütles, jah. Okei, lähme järgmisse kohta. Siin on nüüd mingisugused värgid. Sellest võiks teha foto. Jälle tagasi siin Augustovis ja luik ujub ja mis on veel ollekam. Taldriku peal on meil säga. Ja säga peaks suitsutatud hommiku püütud siit. See on niisugune kala, mida Eestis enam peaaegu ei ole. Aga vanasti räägiti tema kohta väga catfish on ta selles inglise keeles. Ja küll ma pidin siin tõlkima vaata, mis ta on. Forelli kõiki on siin, aga catfish, mis asi on catfish, kasskala. Aga näed, säga ja proovime varsti. See on nüüd meil täna viimane ööbida. Kuskil mujal väike sõda käis ka siin muidugi ennem, sest et nad ikka tahtsid meile külma teha natuke need tubadega kõrat. Ja nii edasi, aga nüüd me oleme siis siia ikka jäänud. Me käis siin ka ilmimas midagi, nägi kena pilti, okei. Võt, see on kondiõnik nüüd. Ja see on see, mis jääb järgi ühest sägast. Ja midagi teha ei ole, aga hea oli. Ja nüüd, kui me vaatame tegelikult siia välja, uuritsale peale, siis on hästi ilus. Päike on läinud. Ei, see on lõppenud. Ja siin on niisugune kena taevas näeb hoopis teistsugune välja kui muidu. See on juba laterne, sellega me ei räägi midagi siin. Ja me istume siin ja mõtleme ja kaalume nagu tõsiselt kaalume, tõsine mure on. Kas võtta trauti ka? Traut sai ära kontrollitud, traut tähendab forelli. Et kas võtta ja siis seal olid õlud ka. Nagu näete, Markus, meil on siin kõva ei ole siidri. On Radleri mees, eks ole. Anuga meie oleme loomulikult õllemehed, aru saada. See ei ole üldse midagi imelikku. Ja kena on siin. Kena on, täna on kena. Kuigi taheti jälle külma teha alguses, seda ma räägin pärast, ma ei viitsi sellest rääkida. Seal üleval me kuskil magam, mul on see peaks minu tuba olema. Niisugune rõdu, ja istu seal nüüd seal rõdu. Ikka all ja jood õlud siin korralikult, pole vaja seal rõdu, mis asja. Okei, vaatame ära sedasi.
ma jäin nüüd siia üksinda, ma teen väikest filmi, seal on niisugune kala, suitsukalade lett, mida nad müüvad siin nivin-navinat niimoodi, aga mis on kehva, on see, et meil ei julge keegi minna küsima seda, oi, me ei oska keelt ja me ei oska seda ja me ei tea, mis trout tähendab ja trout, võtad lööd sisse ja vaatad kohe, forell, trout on jumala püss kala ja siis, et ei tea, kas õrut võtta ja Markus ei saa minna, ta on alaealine, kõik niisugune naljavärk. Tegelikult tuleks, nüüd nad ikka 8 läksid lõpuks ja vaata, mis nad saavad sealt siis. No, praegu on tegelikult päris ilus siin, kurat. Veel kord me siin vaatasime seda juba. Ja homme on meil viimane päev niikuinii. Homme paneme siit nagu Tallinna või mis Tallinna Rapla poole. Ja siis umbes 8 oleme kohal, no ongi kõik seda. Aga siin on niisugune täielik puhkus. Selle reisi nagu niisugune, kuidas öelda, no võib-olla niisugune ühine nimetaja võiski olla see, et see oli ikka puhkusereis. Me ei, tõesti palju puhkasime, me ei käinud kuskil nii palju matkamas ega midagi tormamas. Me ei seisnud sabades ja järjekordades ja meil oli lihtsalt läksimegi kuskile jälle, ja ma ei tea, eks teiste käest peab küsima, aga mina olen päris rahul. No meil ilm läks üks päev santi ja seal kaotasime raha natuke, aga see ei ole probleem. Okei, et kena on. Ja muidugi ma soovitan alati kõik, kes tahavad tulla kuskile heasse ilusasse kohta, siis Augustav on täpselt see koht. Näete, need laevad, mis praegu siin seisavad, need ju tegelikult sõitsid alles natuke tagasi. Nendega saab teha korraliku ringreisi, istud seal peal, seal on kuradi kõik olemas ja midagi pole katki.